Tipptundidel jäävad linnad seisma. Enamikus suuremates linnades töötavad valgusfoorid endiselt ilma reaalajas liiklusolusid arvestamata. Kuidas saaksime siis teeliiklust optimeerida? Lahenduse võib olla leidnud idufirma No Traffic. 2017. aastal asutatud ettevõte on välja töötanud esimese tehisintellektil põhineva autonoomse linnaliikluse haldusplatvormi. Selle eesmärk likvideerida ummikud ja muuta tänavad reaalajas turvalisemaks. Me mõistsime, et liiklus on viimase 100 aasta jooksul suhteliselt vähe muutunud. Ja mõningaid muutusi on olnud, kuid me arvasime, et tehnoloogia abil saame teha suure läbimurde. Ja just see tõi kokku ettevõtte, kuhu kuulusid mitmed tehnoloogia taustaga inimesed, kes tegelikult liiklusest palju ei teadnud. Kuid nüüdseks on meist saanud üks juhtivaid liiklusettevõtteid. Ta jõuab valgusfoorini kell 2 öösel. Ta on ainus seal, aga saab punase tule. Miks peaks ta saama punase tule? Olgu seal pole kedagi, ta peaks saama rohelise tule. Olgu, see on vaid üks väike näide sellest, kuidas me saame olukorda parandada. Põhimõte on lihtne, kuid väga tõhus. Ettevõte paidaldab nutiseadmed valgusfooridele, mis on varustatud kaamerate, radarite ja tehisintellekti kiipidega. Millisekundite jooksul tuvastab süsteem kõik, mis ristmikust läbi liigub. Autod, bussid, jalgratturid ja jalakäijad. Ning koheselt kohandub liiklusvooga. Nii et mida me teeme on see, et me jälgime liiklust reaalajas. Samal ajal kui täna enamikus linnades põhinevad liiklusvood statistilistel ajastusplaanidel. Me jälgime liiklust reaalajas ja teeme reaalajas otsuseid selle põhjal, mis tegelikult liiklusvoos toimub. Nüüd, mida me veel teeme, on see, et me ei käita mitte ainult süsteemi, vaid tegelikult platvormi. Ma toon teile ühe näite. Ühes suures Ameerika Ühendriikide linnas, jalgpallistaadionil Monday Night Football. Koridor, mille me optimeerisime, ei olnud ühtegi politseinikku. Olgu, see oli lihtsalt optimeerimistöö. Ja liiklus oli palju parem, kui see oleks olnud siis, kui politsei oleks seda juhtinud. Ja omaluitsused ei pea isegi oma olemasolevat infrastruktuuri muutma. Enamikul linnadel on juba olemas mingisugune tehnoloogia, mida nimetatakse tuvastustehnoloogiaks. Ja siis liigutakse edasi videotehnoloogia, radaritehnoloogia, isegi termotehnoloogiate ja nüüd ka lidar-tehnoloogiate juurde. Nii et erinevad tehnoloogiad on juba kasutusel. Nüüd kasutame meie olemasolevat juba paigaldatud tehnoloogiat, aga me võtame vana kraami maha ja paneme uue asemele. Vaatame seda tegevuses. Vaata, siin on linn, see on liiklus, enne kui me sinna jõudsime. Ja siis näed seal üleval, 2 nädalat hiljem, samal päeval, samal kellaajal, samal nädalapäeval. Vaata seda liiklust. Okei, siin näed, et kogu järjekord lihtsalt kadus ära. Okei, ja muide, siin liigub rohkem autosid kui siin, ilmselgelt. Okei, nii et rohkem liiklust liigub sujuvalt. Teine asi, mida siin sellel poolel näed, vaata vasakpööret. Okei, sest me tegelikult näeme, mis toimub. Me vabastame neile selle vasakpöörde raja, et neil ei tekiks selliseid probleeme. Hästi, see on osa sellest optimeerimisest, mida ma sulle varem näitasin. Ja tulemused räägivad iseenda eest. Oleme näinud, et linnades, kus me optimeerimist rakendame, oleme liiklusummikuid vähendanud paljudel juhtudel 30–50% võrra. Aga üks huvitavamaid asju, mida oleme näidanud, on see, et iga No Trafficu tehnoloogiale kulutatud $1 kohta saab linn majandusliku kasu vahemikus 75 kuni olgu, mis on linna peale suurepärane, sest nad näevad, et suudavad arvutada ummikute vähenemist, kui palju see kodanikele säästu toob, heitmete vähenemist loomulikult ja ohutuse paranemist. Nii et kui on vähem õnnetusi ja vähem punase tule alt läbisõitmist, siis saab ka vähem inimesi vigastada. Ettevõte on samuti kindlalt tulevikule suunatud. Me näeme, et liiklus areneb kogu aeg. Okei, seda on aina rohkem ja rohkem, sa näed igasuguseid autonoomseid sõidukeid, nad saavad omavahel suhelda, nad oskavad omavahel väga hästi suhelda, aga keegi peab olukorral ülalt silma peal hoidma. Muide, igal ristmikul, kuhu me süsteemi paigaldame, on ka spetsiaalne antenn, mis on mõeldud tulevikuks. Me ootame kõiki neid tulevikulahendusi, kus autod liiguvad ise ja kõik sellised asjad. Tehisintellekt ei ole veel liiklusummikuid kaotanud, kuid võib-olla on ta sellele nüüd piduri peale pannud.